Hei, tulevane vahetusõpilane. Kutsume sind järgmisele toetajate otsimise koolitusele. Selle koolituse jooksul saad vajalikud teadmised, mille abil oled sa võimeline leidma endale toetajaid ja seega ka raha vahetusaastale minekuks. Kas sina teadsid, et aastal 2013 ja 2014 käis üfuga vahetusaastal 95 inimest? Nende keskmine vahetusaasta maksumus oli 6169 eurot ja 90 senti, mis teeb kokku 579 882 eurot ja 30 senti ehk üle $500,000 euro. Neist 60 õpilast toetas kokku 410 inimest ettevõtet. Toetustena said nad 152 000 eurot. Summa, mis kataks täielikult 24,6 õpilase vahetusaasta summa. Nemad olid tublid õpilased, kuid see on nüüd ajalugu, sest nüüd on kätte jõudnud sinu võimalus ja aeg. Sa küsid, kuidas alustada? Registreeri ennast nii ruttu kui võimalik toetajate otsimise koolitusele, et saaksid võimalikult palju oma programmirahast kokku toetuste abiga, saadame selle video välja juba praegu. Nii saad aimu, millest koolitusel rääkima hakkame. Seega rõhutame, et materjali läbitöötlemine on rangelt kohustuslik. Hea oleks, kui paned juba praegu kirja küsimused, mis sul tekkida võivad, nii saame need kohapeal kohe läbi arutada. Enne kui alustame teooriaga, tuletame meelde, et koolitust ei tasu oodata kui mingisugust imetabletti. Põhitöö pead sa ikkagi ise ära tegema ja see on sinu parim võimalus ennast proovile panna. Aga asume nüüd asja juurde ja räägime kõigest lühidalt ja arusaavalt. Kindlasti huvitab sind, millest toetajate otsimise koolitus seisneb ja millest me seal täpsemalt räägime. Mis on üfu? Mis on toetus? Kuidas leida raha vahetusaastaks? Kuidas koostada taotlust? Kuidas vestelda ettevõtte juhiga? Kuidas jätta endast head muljet? Teame küll, et oled juba ilmtingimata palju üfust kuulnud ja taaskord sama juttu kuulates hakkab juba vaikselt paha. Aga usu või mitte, paljud firmajuhid kuulevad üfust esimest korda just sinu käest. Mistõttu käime toetajate otsimise koolitusel veel kord üle üfu ajaloo ja mõned olulisemad faktid. Osa neist sa juba kindlasti tead ja teised leiad hõlpsasti üles ka meie kodulehelt. Aga paratamatult ei ole sul aega hakata surfama meie kodulehel, olles telefonitoru otsas oma potentsiaalse toetajaga, kes sulle küsimusi üfu kohta esitab. Ja usaldusväärsuse tagamiseks peaksid loomulikult vastuseid nendele küsimustele teadma une pealt. Aktuaalset informatsiooni. Üfu Eesti vahetusprogrammis on osalenud üle 1300 õpilase. Eestis on vahetusaastal käinud ligikaudu 350 õpilast. Maailmas kokku on üfu õpilasi üle 250 000. üfu, rahvusvaheline õpilasvahetusorganisatsioon, mis loodi aastal 1951 Ameerika Ühendriikides. Esimene õpilasvahetus toimus USA ja Saksamaa vahel. Tegev 58 riigis üle maailma. üfu Eesti loodi aastal 1992 ning esimene õpilane käis vahetusaastal Taanis. üfu eesmärgid: haridus, kultuuridevaheline mõistmine, tolerantsuse kasvatamine, ettevõtlikute noorte toetamine, eneseteostusvõimaluste pakkumine. Keskkooli baasil vanuses 15 kuni 18. üfu sihtgruppi kuuluvad eelkõige gümnaasiumi õpilased. Mittetulundusühing. Peaaegu kogu üfu on üles ehitatud vabatahtlikkusele. Eestis 130 aktiivset vabatahtlikku, üle 500 registreeritud liikme, 8 kontoritöötajat. Üfu osalustasud tunduvad esimesel momendil hiiglasuured, kuid jagades need kuude peale ei olegi see summa tegelikult nii hirmuäratav. Ja kindlasti tuleb ka sinul seletada, mis see osalustasu sisaldab ja kuhu see raha läheb. Osalemistasud jagunevad 2 kategooriasse: Euroopa ja muu maailm. Ja jagunemine toimub siis järgnevalt. üfu vastuvõttev maa, Euroopas 50%, mujal 38%. üfu Eesti, Euroopas 27%, mujal 22%. Sõitekindlustus, Euroopas 18%, mujal 38%. Stipendiumifond, nii Euroopas kui ka mujal 2%. Euroopasse minejatel läheb 3% osalemistasust JESi ehk aastalõppu seminari heaks. Üfudele minev raha on seotud asjaajamiskuludega, nagu näiteks õpilastele viisade, perede, koolide, lennupiletite, kindlustuste, seminaride, ettevalmistuse toe ja muu sellise tagamine eeldab ju tegelikult nii inim- kui ka rahalist ressurssi. Millest koosneb toetuse taotlus ehk välja prinditud ja kokku köidetud taotlus, mille sa võtad kaasa kohtumisel võimaliku toetajaga. Tiitel Leht.
Mõtle juba kodus praegu välja, kuidas oma tiitelleht silmapaistvamaks teha, nii et firmajuht seda kohe märkaks. Ülevaatlik avaldus. Maksimaalselt 1 A4, mis sisaldab kõige olulisemat. Mis, millal, miks, kui palju maksab, kuhu raha läheb, kindlasti lisa ÜFO arvelduskontode numbrid ja info edasise toimimise kohta ja ära unustama suurimaid motivaatoreid. Ole hea, võta nüüd päriselt paber ja pliiats. 20 minutit ja mõtle läbi, miks sa tahad minna vahetusaastale. Usu meid, see ei ole nii lihtne. Kindlasti välgatasid peast läbi mõtted nagu uus keel, põnev kultuur, tahe näha maailma ja nii edasi. Aga need samad mõtted käisid läbi ka kõigi teiste peast. Eristu hallist massist ja mõtle, mis teeb sind eriliseks. ÜFO garantiikiri. IFU garantiikiri annab firmadele kindluse ja usalduse, et oled meie programmiga seotud ning ei kasuta raha muul otstarbel. See on mõeldud lepingu sõlminud õpilastele. CV ja või lugu endast. Toetaja tahab kindlasti teada saada, kes sa oled. Ka siin tuleks välja tuua enda tugevamad küljed, hobid ja isikupära. Tõsta end esile teiste seast, mis on just sinule omane. Sinu sünnilugu ja teadmine, et sündisid Pelgulinna sünnitusmajas, ei ole see. Muuda oma CV atraktiivseks, lisa pilte, too esile põnevamaid hobid, tegemised või saavutused. Kindlasti kontrolli õige kirja ja vormistust. CV sobib ettevõtte juhile, kes tahab näha sinust ülevaatlikku infot ning seda kiirelt ja mugavalt. Lugu sinust annab aga suurema võimaluse olla eriline ja meeldejääv. Hoia pikkus 1 lehekülje piires. Soovituskirjad. Soovitused paarilt inimeselt, kes sind hästi tunnevad. Soovitajateks sobivad suurepäraselt su klassijuhataja, treener, tööandja, kuid mitte su pereliige. Lisa maksimaalselt 2 soovituskirja, kuid pea meeles, et 1 hea soovituskiri on mitmest palju efektiivsem. Mis kasu saab toetaja? Üldine tänu Äripäevas, igal aastal 1. septembril, üldine tänu ÜFO kodulehel, ettevõtte maine kasv, reklaam sinu blogis, sinu enda välja pakutud lahendused tegudest, mis võivad ettevõtjale kasulikud olla. Peale selle, alati peab toetajalt küsima, kas nad oma nime avalikustamist soovivad. Täna oma toetajaid nende lahkuse eest. Lühidalt kokkuvõttes peab sinu avaldus kajastama veel sinu huvisid ja tulevikuplaane. Põhjuseks, mis sa tahad vahetusõpilaseks minna, mida osalemistasud sisaldab ja mis kasu saab toetaja sinu toetamisest. Pea meeles, kuupäevad peavad olema täpsed ja rahasummad tõesed. Kirjakeel korrektne ja hea stiiliga ja vormistus korralik. Piltpüüde vormistus on tegelikult juba pool võitu. See, kuidas su taotlus vormistatud on olulisem, kui sa esmapilgul arvatagi võid. Mõtle enda jaoks läbi, milles sinu ettevõtmine seisneb, miks sa seda teha tahad, mida sul vaja läheb ja kuidas sa seda teed ning miks peaks keegi just nimelt sind toetama.